Noortepassi sa saad endale siis, kui sa osaled mõne programmi Euroopa Noored projektis. Noortepass on kõigepealt õpikogemuste tunnustamise vahend. Aga põhiline on see, et just noor inimene ise kirjutab ja täidab selle, et mida tema on konkreetses projektis õppinud uut. Ta näeb välja nagu selline tavaline tunnistus, aga seal on 3 erinevat osa. Üks osa on see, kuhu on kirjutatud üldandmed selle projekti kohta, kus sa osalesid. Teises osas on lähemalt, et millal see projekt keskendus, mis need teemad olid, mida selles osalejad tegid. Ja kolmas, mis tegelikult on kõige olulisem osa, on sinu enda hinnang sellele, kuidas sa selles projektis hakkama said ja mida sa õppisid selle käigus. Milleks noortepassi üldse on vaja? No üldse meie elus on väga palju igasuguseid pabereid. Need on nagu ülikooli diplomid, keskkooli diplomid ja igasugused tunnistused. Aga väga tihti nende paberite taga on väga vähe nagu praktilisi kogemusi ja oskusi. Ja ma arvan, et noortepassi kaudu see aitab meid nagu väärtustada rohkem need õppeprotsessi tulemused. Noortepass tõendab, et noor inimene on teinud midagi vabatahtlikult ja et ta on käinud projektis ja tahtnud õppida, saada uusi kogemusi mitteformaalsel ja vabatahtlikul moel. Mida siis on võimalik õppida projektide käigus, mida koolis ei ole? Et näiteks see, et kui sa lähed vabatahtlikuna välismaale, siis hästi suur väljakutse on sellega, et kuidas sa kohaned seal ja kuidas sa saad hakkama selle kultuuri inimestega, kes seal on. Et näiteks tööandjatele on hästi oluline, et inimestel oleks kõrgem stressitaluvus. Ja kui sa oled õppinud tõesti võõras keskkonnas konflikte lahendama ja olukorda hakkama saama, siis see näitab sind väga tugevast küljest, et sa oled sitke. Kui rääkida rahvusvahelistest noorteprojektidest, on see kindlasti keelepraktika. Koolis otseselt ei õpetata ka seda, kuidas mõne projekti eelarvet koostada, aga see on täpselt see, mida sa mõnda projekti tehes õpid. Et sa näed, et mismoodi sa sealt pead sinna kulud kirja panema, kuidas sa saad raha, et need kulutused teha ja mida sa seal silmas pead pidama. Projektides osalemine pakub võimaluse näiteks kultuuridevaheliseks õppimiseks, elukogemuste vahetamiseks, koostegimiseks, ühe sõnaga kõigeks selleks, mis on praegu järgmiselt vajalik, kui te plaanite, sõltumata sellest, kui te plaanite töötada edasi Brüsselis kunagi tulevikus või siiski jääte oma kodulinna. Mõnikord või siis päris tihti võib noorteprojektides juhtuda seda, et asjad ei lähe päris nii nagu plaanitud ja siis sa pead lähenema asjale loovalt ja võtma initsiatiivi. Aga maailm muutub, ühiskond muutub võib-olla palju vabamaks ja mitteformaalsemaks ja kindlasti need õiged ja sellised tänapäevasemad tööandjad just hindavad pigem sinu praktilisi oskusi ja oskusi päris elus, mitte neid oskusi, mida sa võid raamatust õppida. Kus seda kasutada, esimene koht on kindlasti oma CV-s. Noortepass on väga lahe viis näidata näiteks mõnele oma tulevasele tööandjale, milles sa hea oled või mida sa oled juba teinud. Meie oleme kasutanud oma projektides näiteks analüüsimeetodit, et igal õhtul me oleme kokku kogunud kindlad väiksed grupid noori inimesi, kes analüüsivad tervet oma päeva. Ja neil on omad sellised väiksed vihikud, kus nad siis panevad igal päeval oma need võtmepädevused kirja. Ja siis sellest raamatust lähtuvalt on neil hiljem väga lihtne kokku kirjutada oma noortepass. See peaks olema väga sügav, mitmetunniline, võib-olla mitmepäevane analüüs. Et me veel kord koos mõtleme sellest, mida me oleme siin teinud, näinud, kogenud, õppinud. Et näiteks meie ühes noortevahetuses Eesti-Läti noored olid koos. Viimasel päeval me vaatasime kõigepealt, mis asi on noortepass ja me lähedasime noortepassile niiviisi, et see on justkui kohver, kus sa saad panna erinevad oskused, mida sa õpid projekti käigus.